Hei, käes on aeg järgmiseks videoks. On esmaspäeva õhtu, kell on kuskil 6:30 ja ma tulin praegu beebiga õue, et kärutada korraks toidupoe juurde. Ma viin sinna jagapaki ära automaati ja ausalt öeldes päike on selja tagant täpselt kaamerasse, aga meil on hetkel, meil beebil on käimas tissistreik ja ma olen mega stressis selle pärast. Ühesõna, mis onks. Ühe korra varem oli ka nii, et ta hakkas keelduma söömisest. Aga siis me saime suht kiiresti tagasi ja nüüd on olnud täiega. Nii et ta täiesti keeldus. Nii et nii kui Rinnal pani hakkas röökima, ei söö. Ja mis on selle põhjuseks? Muidugi me oleme ise selle olukorra tekitanud, sellepärast et me oleme talle pudelit pakkunud. Iga päev ma pakkusin talle lisa ju pudelist peale söömist ja seda siis nii kaua, kuni ta saigi aru, et pudelist ta saab palju kiiremini kätte, et meil läks talle see rind. Nii et süüdistada saab vaid ise ennast kahjuks. Nii et praegu ma sain teda natukene toita, siis ta hakkas karjuma, rohkem ei tahtnud. Ja ma tulingi välja, et ta on siin täitsa üleval. Võits pannud käsi suhu, aga kodus mitu korda, kui ma proovisin, siis ta ei söönud, nii et vaatame, kuidas meil õnnestub ära käia, kas karjumisega või ilma karjumiseta. Siin tee peal meil veel ka ei ole mingi pinkaga, kus istuda ja teda vahepeal toita. Aga no vaatame, mul on lutt, ma saan talle luti suhu vuupsata. Aga igal juhul, kui kellegil on olnud kogemusi just selle streigiga ja et on olnud pudel ja siis samuti rinnast sõitnud, võite teada anda, kuidas siin läks. Tere hommikust! Ühesõnaga, kell on mitte nii hommik enam. Kell on 11:30 ja me võtame suunada Lottemaale. Me ei ole seal kunagi käinud. Ausalt öeldes ma olen mõelnud sinna mitu korda küll minna, aga varasematel aastatel kuidagi ma ei näinud, et Google on väga huvi Lotte vastu. Et see nüüd tuli see aasta, me lugesime kõik raamatud läbi, vaatasime kõik filmid ära või multikad ära. Et nüüd on nagu õige aeg minna sinna, nii et me jõuame kohale kuskil tund 45 minuti pärast. Ja eks ole näha siis, kas meile seal meeldib või ei meeldi. Aga ilmast nii palju näitas kogu aeg, et on ilus ilm täna. Ja kui ma praegugi vaatan seda ilmaennustust nii-öelda iPhone'ist, siis ta ütleb, et on päike ja vihma ei saja, aga igal pool on vihmapilved ja tumedad pilved. Ma ei tea. Mul on lihtsalt näpud ristis, et ei hakkaks sadama. Ja selle tissistreigiga läheb ikka edasi. Ma ei tea, ma olen omast arvust proovinud suht kõiki asju. Okei, võib-olla seda nibukaitset võiks ka proovida. Et ma lugesin grupist mingi imetamine, küsimused-vastused, et seal soovitati nibukaitsmega proovida, aga muidu pime ruum, pikali istudes, lutt suhu, lutt ära, rindasemel. Ma olen kõik asju proovinud. Et ikka streigib, et siis kui ta magab öösel, ta sööb ilusti rinda, pole probleemi. Ma saan teda väga hästi imetada. Ja siis kui ta nagu magab või magamise pealt, siis nagu toimib, aga muidu ei. Nii et kuulake mind, mina kedagi teist ei kuulanud. Nüüd pean ise enda nende muredega ja vigadega siin elama, aga pudel ikkagi on kurjas, pudel ja rinnaandmine korraga vist ja vaheldumisi väga hästi ei toimi. Okei, olen kui arvas annad, aga me aitsime kuskil 3 korda päevas pudelit nagu lisaks, siis mulle tundus, et tal on kõht tühi ja see ikkagi tegi oma töö ära, et ta tahab ainult seda pudelit saada, et nii kui ma talle selle pudeli otsa suhu panen, siis ta kohe seda imema, et see nagu läheb talle ilgelt peale. Aga rinna söömine enam mitte. Ma loodan, et see läheb varsti üle. Ma sain eale. Tegelikult oli algus plaan, et poisid tulevad ees ära, sellepärast, et ma võtsin läbi une sealt turvahällist Sanna välja, kui me jõudsime parklasse, hakkasin seda kohe toitma ja õnneks see toimis, nii et ma sain teda toita. Aga see rong seisis veits siin parklast, nii et vedas, sellepärast, et siis
siia peale ikkagi tulla, et Sanna lõpetas toitmise ära ja sain peale tulla. Siin tuli võtta see juppideks käru, et rattad eraldi, korv eraldi, et see oli hea, et oli kohe abi olemas. Nii et praegu tundub kõik väga hästi sujuvalt. Loodan, et beebi sööb veel ja kõik läheb sellega käest, et stresse ei oleks. Siia sõitsime sadas ikka vihma ka, aga praegu siin tundub, et on kuiv. Nii et jee! Hugo juba läks siia kohe sissepääsu juures on mingi see mänguväljaku jala. Juba on seal edasi ja olen õhus minema. Siit tulime sisse just. Kaugemale pole saanud. Ma tahaks räigelt edasi minna, siis ma vaatan, et siit hakkab tulema jälle mingi vihmapilve ja lisaks mul on vetsu ära. Ma oleme ikka veel suht siin sissepääsu lähedal, sellepärast et iga asi on nii äge ja Hugo ei liigu üldse edasi. Aga kohe nüüd iga minut hakkab meil mingi etendus siin. Ma tahaks vaatama minna. Aga ega Hugo ei liigu. Nüüd ongi nii, et oleme siin kuskil mingi naerumaja või ma ei tea, rõõmumeeter. Nüüd see väikses majakedes siin ja ma sajab. Mida välja mulle? Sina võle seda kollase näguga. Kollal? Oi. Nüüd me oleme siin varjus, aga tundub, et see võiks kohe üle minna. See vihm. Aga ma ei tea. Siim on beebiga seal kuskil mingi varjualuses, ma olen siin ja siin on see plats, kus käib etendus, kuhu me jõunubki etendusele. Täiega sajab. Vaadake, kui ilus põõsas siin on. Mul kohe tuleb õnne meelde, hakkab õnnele mõtlema, kui ma näen niisuguseid ilusaid põõsaid. Talle kindlasti meeldiks. Väga ilus on. See on vist hortensia. Mingi puis hortensia või midagi sellist. Õnne, palun ütle, kas mul on õigus või ei ole. Väga ilus ja lopsakas. Tõesti. Vau! Näita roosivoodit. Kas on sees ka tita või? Tita puudub siia saaks ju Sanna tõdisse panna. Ja meisivoodi. See on selline mingi leiutamise ruum siis, ma saan aru. Nagu see meenutab natukene seda Heureka keskus, kus sai ka ehitada niimoodi mingi puidust asjadega. Ma ei tea, mis sa siin leiutada saad nendega. Rahvast täna väga palju ei tundu olevat, aga tõesti väga nagu mõnus külakene on siin. Tegevust on kindlasti hulgi. Hakkame kohe tagasi sõitma Pärnust. Tegelikult me pidime minema sööma veel peale Lottemaad. Olime juba mummis, vaatsime menüüsid, aga kuna Sanna ei söönud mitte midagi, siis ta põhimõtteliselt karjus seal.
ja siis me tulime ära. Ja siis ta muidugi jäi kohe magama, kui me sealt ära tulime üles. Siis ma proovisin uuesti teda toita, aga ta ärkas ülesse. Ta vist oli liiga vähe maganud, nii et ta ei olnud sügavas unes. Nii kui võtsin ta rinnale, siis ta ärkas ülesse. Ja nüüd... Et ta ei saa silmad. Et ta ei saa magada süüa selle pärast. Saab ikka. Ja nüüd me võtsime siit mingit Mäkki ja siin võtab mulle Circle'ist hot dogi ja siis ja kohvi ja sõidame koju. Mina ja kakak. Ma olen suht murdumise ääre peal, et anda talle see pudel, sellepärast, et ma ei tea, mulle tunne, et ta on nagu kurb muidugi, et ta pudelit ei saa ja tal on kõht tühi. Ja mina olen kurb ja stressis, et ma ei saa teda toita. Nii et suht raske. Mäletate, kuidas ma eelmises videos ütlesin, et kõik on nii kerge ja mul on rahulik hea beebi. Ta ongi rahulik ja hea beebi, aga miks ta süüa ei või enam? Praegu ta magab. Me oleme tagasi kodus, tagasi linnas. Mul viskas lõpuks selle mittesöömisest ja streigi pärast stressi nii nagu ülesse. Et ma ei tea, tuju läks ära ja olin täitsa nagu pinges omadega. Siimi puuris ka, et kas kõik on hästi ja nii edasi. Aga ta teab, et ma olen mega stressi sellest, et ta ei söö. Ühesõnaga, sõitsime ja siis ma nägin, et ta on rahutu, aga kui me hakkasime Pärnust tulema, siis ma pakkusin talle veel süüa ja ta ei söönud. Ja söögikohas pidime ära tulema. Ühesõnaga. Ja siis me sõitsime ja ma nagu nägin, et ta on nagu rahutu ja nii edasi. Vahepeal veits magas, siis jälle oli üleval ja nagu, ei saanud nagu rahulikult üldse olla. Et oli näha, et tal oli ikkagi kõht nüüd lõpuks oli ikkagi päris tühi. Et tegelikult oli möödas mingi 5 tundi või 4 tundi. No okei, pikk vahe on ja. Aga samas ta öösiti ka mõnikord magab nii kaua, kuigi ma hakkasin ka seda juba muretsema, et appi, et nii suur vahe on juba sees. Aga siis peatusime Märjamaal tanklas ja nagu ütles, et ta vaim hakkab proovima uuesti. Ja lõpuks siis olin juba alla andmas, siis mõtlesin, et ta vaima panen ta sellesse jalgpalli hoiakusse. Ja see jalgpallihoid sobis ja töötas, nii et ta sai natukene süüa. Ja siis minul oli jälle süda rahul ja sai edasi sõita. Nüüd kodus samamoodi. Ta läks tegelikult peale seda söömist kohe nagu tuju paremaks, ta jutustas jälle. Muidu ta täna väga jutustanud ei olnud. Aga siis hakkas jälle jutustama ja nagu, oli näha, et kõht läks rohkem täis ja tuju oli kohe parem. Ja nüüd kodus ma samamoodi proovisin seda jalgpallihoidu ja see talle sobis jällegi. Nii et ta sõi täitsa kenasti, ühelt poolt sõi lausa pool tunnikest. Ma tulin korra ülemistele, tegelikult see hakatakse varsti kinni panema, aga ma lihtsalt tahtsin nagu korraks tulla tuulutama enda vaimset tervist. Nii et ma lähen käin siin kiirelt. Vaatame, kas midagi jääb näppu. Aga tegelikult ma lähen sõrmust endale vaatama. Ma tahan otsida ühte uut sõrmust ja lähen vaatan Goldtime'is, kas ma näen midagi toredat. Ma näen nii väsinud välja ja ausalt öeldes, ega ma olen ka väsinud sellest. Ma arvan, et emotsionaalsest pingest, mis mu peas lihtsalt kogu aeg on mul peal. Ühesõnaga, ma uurisin, beebi magab vahepeal. Ma olen praeguseks ära olnud kuskil mingi 50 minutit, 55 minutit või tund. No midagi sellest. Ja ma nüüd sõidangi kodu poole ja käin toidukast läbi. Võtan mingid asjad, mida Siim soovis ja mida võib-olla ise ka tahaks. Ma ei teagi, ma pean kiirelt mõtlema välja, aga ma näen tõesti väga väsinud välja, nii et ma panen selle kaamera nüüd ära.
tere hommikust! Käes on järgmine päev. Ja kell on tõesti 10 läbi midagi. Nii et on täitsa hommik. Ja mina sõidan kontorisse, sest et mul on seal üks asi, millele ma lähen järgi. Uksed jälle nii sassis. Aga, siilikene oli alla jäänud. Aga tänane öö siis möödus, ma arvan, suhteliselt ootuspäraselt. Beebi jäi magama ja siis ta sõi iga 2 tunni tagant. Mis muidu, ma ütleks, et see esimene uni on küll pikem tal olnud. Kuigi täna tal vist oli esimene uni ikka pikem ka vist. Või ei olnud, iga 2 tunni tagant ta tahtis süüa. Nagu see oli kindel. Ja nüüd hommikul ärkasime üles, ma tundsin lihtsalt, et hommikul ma muidugi hoidsin teda nagu mõlema rinna otsas nagu kauem. Ja siis mul oli tunne, et tal on kõht tühis, ta ilgelt nuttis rinnal. Ja muidugi see ei aita ka asjale kaasa, et tal on refluks. Ja seda piima tuleb päris palju välja ka. Nii et vaeseke kõik, mis ta selle suure hädaga sisse sööb, siis kipub nii minema, et mingi osa tuleb sealt alati ka välja tagasi. Aga igastahes ma tahtsin seda rääkida, et hommikul ma tundsin, et tal ikkagi kõht on nagu veits tühi ja ma otsustasin, et ma annan talle juurde. Aga ma andsin juurde välja pumbatud rinnapiima, mis ma siis eile pumpasin välja. Oli mul külmikus ja seal soojendasin üles ja ta sai kuskil 50 milli või midagi sellist lisa. Ma ei andnud pudelist. Ma andsin tassikesest. No beebidele antakse niisugune väike topson, selle kohta öeldakse tass ja siis sellest nagu ta kuidagi keelega ise tõmbab seda siis endale sisse piima nii palju, kui ta siis tahab või ei taha. Ja siis ise reguleerib ja seda soovitatakse rohkem kui süstlaid ja pudeleid. Et see ei peaks nii väga siis seda imemisvõtet ära rikkuma, ma ei tea. Et see keel siis kuidagi käib seal suus samamoodi nagu siis kui on rindsuus. Ma ei tea. Ühesõnaga, kui ma olen käinud imetamisnõustajate juures, siis seda soovitati igal juhul rohkem kui süstalt ja pudelit muidugi ka. Aga eile õhtul siis oligi nii, et ta magas enda ööund juba, kui ma käisin seal Ülemistel ja et siis rohkem ei pidanud selle toitmisega nagu vaeva nägema, sellepärast, et unisena või unesegasena ta sööb väga hästi rinnalt. Pole probleemi. Ainult anna ette ja ta sööb. Helistasin ette, tegelikult meil on praegu mingi koosolek. Mis peaks praegu olema lõppenud. Nii et ma loodan, et koosolek on lõppenud. Võtame kohvi, joon kiirelt kohvi ja sõidan tagasi. Uus päev on. Ja ma rohkem ei filminud too päev, kui ma alustasin filmimist, aga ma käisin uuesti eile Ülemistel, sellepärast, et ma valisin välja endale siis sõrmuse, mis ma tahtsin osta. Tasakesi, palun, tasa. Ma panen need valikud, mis ma siis sealt nagu välja valisin ja mille vahel ma valisin siia. Ja näitasin siis sõbrannadele Joele ja valisin välja siis endale kõige meelepärasema sõrmuse. Nii et big reveal. Tada, selline ta on. Ta on selline kuldne ja mingid väiksed kivid on siin peal. Ühesõnaga, hinnasilt on ka, saladus ei ole, maksis 306 €. Aga seal on praegu kampaania, kus siis saab -25. Selline. Ei tea, kas on näha. Ja ma tahan teda kanda siin selle sõrmusega koos. Siin on mul üks sõrmus, mille ma sain endale pere poolt 30. juubeliks. Aga see sõrmus on teemantitega, see ei ole teemantitega. Niimoodi. Või teistpidi. Eks siis ole näha, mis pidi ma neid kandma hakkan. Võib-olla isegi teistpidi. Tere hommikust, käes on reede. Jälle mitu päeva vahele jäänud. Minu filmimisega üldse ei saa ree peale. On olnud mega
käed tööd täis selle beebi toitmisega, aga ma proovin täna olla tubli terve päeva. Vaatame, mis välja tuleb sellest, sest kell on tegelikult juba 11. Ma hakkasin juba hoikul hakata filmima, aga nüüd alles. Ühesõnaga, me tulime Miia villasse mängima. Kuga on ammu tahtnud tulla ja pole leidnud sobivat aega. Sest et tegelikult ega mul ei ole ka autot praegu. Auto on, ütleme, et remondis. Aga see on pikem värk, et kunagi, kui see saab oma lõpu, see saaga, siis ma sellest räägin siin ka pikemalt. Aga jah, nüüd lähme kohe siia Miia villasse sisse. Siin on vist päris palju rahvast praegu. Vaatame. Hugo ja mu õde läksid sisse Miia villasse, aga kuna beebi jäi just magama, siis ma siin veits kärutan teda, et ta saaks siis natuke magada, sest eile ei maganud üldse. Ma siis proovisin teda terve päeva magama panna ja ta magas 20 minuti kaupa enam või 15, midagi sellist. Ja siis teine aeg ma proovisin teda sööta. Nii et suht raske on olnud. Aga see streik, ma ei tea, on enam-vähem vist hakkab läbi saama. Ma ei tea, me saime suht ruttu vist jaole selles suhtes. Et ta küll karjub, aga ma saan ta rinnale ikkagi, et saan ta sööma. Aga mulle tundub, et ta ikkagi ei saa kõhtu täis, nii et ma võtsin jälle pudeli ja annan talle pudelist juurde, sest et me ei saa lihtsalt teda kogu aeg hoida rinnal. See ei ole nagu jätkusuutlik. Et eil oligi Hugo lõi igav kogu aeg ja ma kogu aeg beebiga tegelen ja lihtsalt ei söö kõhtu täis. Nii et täna mul tegelikult on imetamisnõustajaga ka kõne. Et vaatame, mis tema räägib, aga praegu mina arvan, et ma teen ikkagi nii edasi, et ma üritan anda seda piimasegu ja rinnapiima mõlemat. Kui vaja, siis pumpan välja oma pudelist, aga mulle tundub, et see praegu on meie jaoks õige lahendus. Väga stressirohke on olnud midagi kõik need 3 kuud. Siin on need pildid pandud, kuidas siin vanasti lapsed mängisid. Ja just uurisin neid pilte teiega. Sain inspiratsiooni, et kunagi beebile panna suur niuke lips pähe. Nii armas, kuidas vanasti olid tüdrukud väga ilusasti riietatud alati. Väga korrektselt. Vaata, kui naljakad käed on nagu zombi käed. Niimoodi, otses. Aga õnneks magab ilusti. Ma ütlen, et nii kui ma hakkasin pudelit andma jälle, siis nüüd magab ilusti. Oli ikka enne näljane kahjuks.